1. aprillil saab nalja küll, aga nalja teevad ainult õpetajad. Õpilased mingit nalja ei tee ja õpetajad tavaliselt on siis selleks välja mõelnud mingisuguse näitemängu. Kas ise välja mõelnud või laenanud, aga tavaliselt ta lõpuks kujuneb ikkagi suhteliselt meie enda nägu. Ongi traditsioon 1. aprilliks teha õpilastele üks tükk. Kõik, mis siin laval sündis, oli puhas nende improvisatsioon. Aga kuuldavasti viimased 2 aastat ei ole seda olnud. Nii et siin saalis istuvad 12-ndikud mäletavad viimast etendust, aga 10. ja 11. puutusid täna kokku täiesti uue asjaga. Ja väga põnev oli näha õpetajaid niimoodi nagu nalja tegemas ja teises valguses nagu. Natukene silitaks teda ja las ta on niisama ilu. Kool on küll üks äärmiselt tõsine asi, aga äärmistes tõsises kohtas peab ka aega tegema natukene nalja, et pingeid maha võtta. Ja aprilli algus on selles mõttes hea aeg, et kohe-kohe tuleb ju eksamite periood. Nii et igati sobilik aeg korraks natuke aega maha võtta ja pisut lõõgastuda. Ja õpilased on alati kohutavad tänulikud, kui nad näevad, et õpetajad on valmis ka ennast lolliks tegema, sest õpilased teevad ikka aeg-ajalt ennast tahvli ees lolliks. Väga huvitav oli, et alati on lahe näha, kuidas õpetajad oma rollis sellisest välja lähevad, et nad ei ole nii-öelda traditsiooniliselt seal klassi ees, vaid teevad midagi täiesti uut ja see oli väga selline huvitav ja täiesti teistmoodi asi. Esimesel aprillil lööb välja õpetajate tarkus. Alandada ennast mõnes mõttes, võib-olla isegi mõnes mõttes ka ülendada sellesse kategooriasse, millesse me iga päev ei satu. Igal juhul mina armastan teid. Head aega!